Tere tulemast Elamumessi stuudiosse ja mul on täna külas Kadri Mikrotsemendist. Tere tulemast, Kadri! Tere! Mikrotsement, mida me peaks selle kohta teadma? No võib-olla seda, et mikrotsement on selline alternatiiv keraamilistele plaatidele. Et seda võib panna tõesti vannitoas kohe otse, duši nurka, veega tõesti päriselt kokku puutuvatesse piirkondadesse ja siis mis praegu viimasel ajal isegi ka, kuna ta on alternatiivplaatidele, siis osad inimesed eelistavadki enda majade näiteks esimese korruse põranda teha, et mitte ei plaadita, vaid pannaksegi mikrotsement, et see on viimastel aastatel ka nagu väga levinud juba isegi. Miks just seda alternatiivi peaks eelistama? No kindlasti üks peamine asi on see, et mikrotsement on vuugivaba lahendus. Et kõik, kes on nagu vannitoa puhastamisega kokku puutunud, siis nendel on, tulevad inimesed, ütlevad, et neil on kõrini nendest vuugivahede küürimisest, niimoodi lihtsalt öeldes. Aga minu enda jaoks, minu arust on nagu hästi ajatu lahendus. Et ta on selline krohvilaadne silepind, peamiselt ikka valitaksegi sellistest neutraalsetes toonides ja ta nagu, tõesti, sa ei väsi sellest pinnast ära. Et ma arvan, et need kaks aspekti võiks olla kõige olulisemad. No kui ma kuulen sõna tsement, isegi kui ta mikro on, siis mul kohe esimese asjana silmade ette tuleb selline hall värv. Aga ma saan aru, et see päris nii ei ole. Ei ole, ja selles mõttes mõned aastad tagasi tõesti oli hall värv üks kõige populaarsemaid valikuid. Nüüd viimastel aastatel on läinud see soojemaks, eelistatakse pigem rohkem selliseid beežikaid varjundeid ja nüüd viimastel aastatel tegelikult hakkavad tulema ka toonid sisse. Et mikrotsementi meil on tõesti üle 70 erineva tooni, nii et selles mõttes seda saab väga hästi sobitada siis erinevate kodude, töökohtade interjööris, nii et lai toonivalik on tõesti tegelikult. Kus teid Elamumessil leida saab? Me oleme A-telgis, see on kohe siin selle golfijoone kõrval. Siin müüakse pileteid ka ja siit pileti müügikohast lihtsalt tuleb mõned sammud natukene eemale astuda, et kus on selline nagu loengute ala ja selle ühes servas me siis olemegi. Miks te Elamumessil olete? No see oli, me käisime eelmine aasta Soomes Elamumessil ja meile väga meeldis seal, et see oli tõesti nagu nii tore jalutada, vaadata neid maju, käia nagu inimeste kodudes külas, uudistada. Ja siis, kui me kuulsime, et siin Eestis ka toimub esimest korda, siis me kohe mõtlesime, et tore üritus, et me tahame ka siin osaleda. Ja ega siis, kui te ilmselt kuulsite, keegi veel väga hästi ette ei kujutanud, et milliseks kujuneb siis Eesti Elamumess. Nüüd on 3 päeva möödas. Millised muljed teil endal on? Just. No meil on tegelikult head muljed. Me käisime oma tiimiga, tegime ka ringi seal majade juures. Väga meeldis see piirkond, et kuidagi tõesti seal selline rahulik õhkkond, ikkagi selline mereäärne piirkond, samas linnal nii lähedal, et see piirkond tegelikult väga tore ja siis see golfialad siin vahel, et see väga meeldis. Ja tegelikult on meil oma messiboksis ka olnud ikkagi kõik päevad käijaid, huvilisi ja tõesti tundub, et me oleme väga toredaid kontakte saanud siin oldud aja jooksul. Kui Soome Elamumessiga nüüd meie Eesti Elamumessi võrrelda, siis mis on siin teistmoodi? No ma ütlen ausalt, et alguses ma tegelikult natuke pelgasin ka, et see meie Eesti Elamumess on nagu ikka väiksem, et äkki on igav. Tõesti, ma mõtlesin seda, aga reaalsus on see, et tegelikult oli ikkagi põnev nagu käia siin ka. Muidugi ta on natukene väiksem, aga seda vaatamist ja uudistamist oli siin ka täpselt samamoodi, et lihtsalt, et võib-olla siin
käib selle messiala poole päevaga ära, et siis Soomes oli 1 päev ja siis veel äkki sellest ka jäi natukene puudu, et aga tõesti, siin on ka nagu uudistamist maa ja ilm. No elamumess on Eesti inimeste jaoks on ikkagi selline uus asi ja paljud päris hästi veel aru ei saa, mis asi see on. Kuidas sa seda seletaks oma sõbrale, mis asi see elamumess siis on ja mille poolest ta teistest tavalistest messidest eristub? Ja no selles mõttes see elamumess ongi selline, kus on päris ala, elamusrajoon, kus on päris majad ja need on valmis tehtud. Sa saad tulla, vaadata kogu tervikut, kuidas on õueala tehtud, kuidas on maja ehitatud, kuidas on sisekujundus, ruumiplaneering, et see võimaldab tõesti nagu päriselt näha ühte kodu ja sealt sa nagu nii hästi tunnedki ära ka, et mis sulle konkreetselt selle kodu juures meeldib, mida sa võib-olla enda kodus tahaksid sarnaselt teha, võib-olla, et mida sa kindlasti ei tahaks teha enda kodus, et see võimaldabki lihtsalt seda, et sa nagu saad väga hea pildi nagu erinevatest majadest, erinevatest võimalustest ja nagu enda sees ära tunnetada, et mis sulle sobib ja mida sa nagu tahaksid enda kodus näiteks teha. Aga kui ma uut kodu ei otsi, kas mul ikka asja on nendesse majadesse? Kui sul on huvi üleüldse sisekujunduse vastu, ehituse vastu, elu vastu, siis kindlasti tasub tulla. Aga kui sind see jätab nagu täiesti külmaks, sind võib-olla huvitab muusika, kultuur, siis ei tasugi tulla. Tegelikult ka see päris tõele ei vasta. Sest et nädalavahetusel on ka esinejad meil siin tõesti. Ja eile Sam tegi juba proovi ja meil juba väga hästi see meeldis. Mis on sinu enda isiklik lemmikmaja siin elamumessil? Mulle meeldis väga lasita maja ja just nagu planeering ja kuidas neil olid uued need akende lahendused, et tänapäeval on väga populaarne, et tehakse hästi suured aknad, millega tegelikult reaalsuses kaasneb igasuguseid probleeme ka, et on liiga kuumaks suvisel perioodil. Ja neil olid nii toredad nagu elektrilised sellised ruloolahendused, nii head sääsevõrkude lahendused, et see oli minu jaoks nagu väga ja nagu stiilne ka, et selline tume maja ja sellised mõnusad kreemikad, need aknaraamid ja need ruloolahendused ja kõik, et see nagu väga meeldis. Ja lisaks sellele lasita aken on ka Eesti esimene süsinikuneutraalne maja. Väga tore. Ja kindlasti võiks öelda, et tehnoloogilisest aspektist tegemist on hästi unikaalse majaga. Aga lisaks lasita akna majale on meil veel neid erinevaid maju palju, erinevad materjalid, erinevad arhitektid, et kindlasti leidub lemmikuid igale maitsele. Oleme veel järgmise pühapäevani avatud, nii et kõik huvilised on oodatud. Aitäh sulle, et sa aega võtsid, jagasid enda kogemusi ja olete oodatud. Aitäh! Aitäh!